tere hommikust siit Petulase kiriku juurest. On nüüd juba 7 hommikul ja ma olen enam poole 6 üleval olnud ja käinud natukene siin ringi, vaadanud, pildistanud, nautinud 1100 meetri kõrgust õhku. Hommikul algul tundus nagu päike võiks tulla, või värvid võiks tulla kenakesed, hoolimata piljadest, siis üsna pea sai ikkagi selgeks, et tuleb selline hiline ja natukene lahja päikesetõus. Aga pilte sai ikka tehtud, ringi sai käidud, see on tore ikkagi, et on ilus. Päike tuli ka siit välja pilvede ja mäe tagant. Praegu olen siin kiriku juures. Vaatad on, ma ei tea, siin puude vahelt võib-olla äkki ei näe nii palju. Siin on kirik, siin ma olen teinud pilte ja droonikaadreid ja kõike. Nüüd läheme naudime hommikusööki ja vaatame, mida toob eelviimane päev või siis viimane täispäev Küprosel ja Küprose mägedes. Tere hommikust taas. Nüüd on Liina külas ärganud ja naudime hommikusööki imelise vaatega Petulasele. Sealpool on ilusam vaade. Minu taga on ilusam vaade. Petulas on murdnud mind 2-kordselt. Kõigepealt ma ei suutnud oma õhtusööki süüa ja nüüd ma hommikusööki ei jaksanud ka väga palju võtta. Ma ei mäletan, mida viimalt suutsin nii vähe hommikuks süüa. Aga sellega poolest, kuigi ma soolast väga palju ei suutnud, siis ma üritan mahusalauaga kompenseerida seda. See on seebimaitsega. Ma ei tea, mis see on. See Küprose delight on hästi magus. Tatel hästi magus. Aga ma proovinud seda. Ma ei tea, mis see on. Need on kõik suksed hästi magusad. Mitte enamik, vaid kõik need asjad tegelikult on väga kaua kestvad. Need asjad pandi juba eile õhtusega ajal sinna hommikusega lauda. Siiamaani on seisnud ja päris korralikus kuumuses, nii et need asjad peavad ikkagi olema väga vastupidavad, ütleme nii. Oleme jõudnud Kalopanagiotisesse ja esimene vaatamisväärsus on mööda tänavat alla voolav vesi. Ei tea, mis vesi see on, aga peaaegu nagu juga. I'll take it. Aga see linnake siin, tundub, et see on mingi poolenisti hotellilinn. Vähemalt see all-linn siin on suht üks suur hotellikompleks, aga see on väga ilus. Et siin on toad eri majades, siin on mingi veinikeldrid, fitnesskeskused ja kõik. On ka mingi uhke lift, millega saab üles alla sõita ja me otsustasime, et proovime ka ära. Nüüd tulete alla ja vaatame, mis vaated ja mis mugavused selles liftis on. Liftiga on kohe esimene sõidetud ja vaatame, mis me siis selle 1 euro eest per kärss sedast tagasi saame või äkki keegi kontrolli, ma ei tea, kuidas hetkel ei ole maksnud veel. Eks siis näeb. No igatahes nüüd me maksime ära selle ka ilusti sularahas siin ja nüüd saab vaadata vaateid ülevalt poolt. Peab ütlema, et see on väga äge küla. Kahjuks me vist ise siin väga kauaks
jääda ei saa, et võiks hakkamegi edasi liikuma. Aga kui on kunagi Rooduse mägedesse ja siia piirkonda asja, siis kindlasti tasub siin peatuda natuke kauem, käia siin läbi veidikene, süüa natukene, võib-olla ka ööbida. Et väga ilus linn. Küla. Otsustasime, et kui ikka mägedes olla, siis peab olema ka korralik matkasell ja tulime Ariadni Nature Trailile. Ariadni Nature Trail. Ehk siis kõnnime natukene maastiku peal üles mäge, oleme hästi lahedad, sureme ära vaikselt ja siis naudime loodetavasti ka ilusaid vaateid oma silmadega. Vaikselt rühime ülespoole, niisugune hea soe, kell on umbes 1, niisugune peaaegu keskpäevane päike, varju natukene on, aga ei palav on ikka. Siin on niisugune võib-olla 32-33 kraadi, kuskil sinna kanti, mis võrreldes 39 on vähe, aga arvestades meie tegevust, siis on see ikka päris palju. Ja ega see vlogimine siin asju lihtsamaks ei tee. Aga vaated on ilusad. Siin võiks olla niisugune päikeseloojangu koht võib-olla. Muidu on selline kuiv kõrb ja soojus. Natukene tuleb korraks jahedat tuult. Ma ei tea, kuivõrd ta jahe on, aga vähemalt on päris sama temperatuuriga, mis see tavaõhk on. Minule üllatuseks paistab, et siin on ka mingi vaateplatvorm. Ma tean, et seda on palju loota, aga võiks ju olla, et seal on niisugune väikene külmkapp või kiosk külma kokaga. Me oleme nüüd jõudnud Kütkose kloostrisse, käisime just ära seal kloostris endas ja nüüd liigume siin mäe otsas, vaatame ilusaid vaateid ja loodetavasti äkki näeme siin punast selliste kiviplaatidega põrandat või teed. Et see on hästi ilus tegelikult, see klooster tundub väga uus, kuigi ta ilmselt on vana, aga hästi hoitud. Aga väga vägev ja oi, ma vist pean telefoto ette panema juba.
ja olemegi jõudnud tagasi Pafosesse ja meie viimane öömaja viimasel hetkel ostetud 86 €, kõige kallim senimaani ja vaadates välimuse järgi siis peaaegu vist viimasel kohal. Simos Magic Beach Apartments oli küll väiksem, aga seal, ma ei tea, vähemalt oli lahe nimi. Ja hea vaade, siin on vaade, ma ei tea, bussidele. Ja ka siin osati lisaraha küsida, osatakse õigemini, konditsioneer on hinna sees, aga minikülmkapp on lukuga kinni. Nii et sellest tuleb lisaraha maksta. No me vaatame, kas me maksame või mitte, sõltub hinnast. Igatahes nüüd me läheme randa ja läheme vaatame päikseloojangut, kuigi ma ei tea, mis ime see on, miks meil nii halb õnn on. Aga nii kui me jõudsime Pafose poole, mingi 5-10 kilomeetrit enne seda, siuksed pildid, mida pole elu sees kordagi siin näinud veel, nädala jooksul. Et siuke kahtlane, kas tuleb mingi loojang. Tulime päikseloojangut imetlema ühe laevraki juurde. Laeva nime täpselt tule meelde. Aga nagu arvata oli, siin on hästi palju rahvast. Ma ei tea, kas siit on näha. Aga loojang iseenesest peaks tulema. Vähemalt sükene väikene lootus on. Iron Brew osas kahjuks ma sain viimased 3 Philipposest, aga et seda oli vähe, siis ma ostsin 3 Sugar Freed veel otsa. Nii et ma saan siis kohe ära testida, kui hea see on. Mis sa võtsid? Haddock and chips. Mis Simo võttis? Vanilla milkshake. Mida kelner ütles selle peale? Vaatas hästi pikalt ja küsis üle, et kas ta kuulis õigesti. Man United, Maserati. Tere hommikust! On meie Küprose reisi viimane päev, kell on 6 hommikul ja tulime enam-vähem päikesetõusuks Coral Bay randa. Tuleme teeme mõningaid pilte, naudime hommiku ujumist, naudime, et inimesi ei ole. Päikesetõusu väga ei näe, see on teisele poole, sinna taha poole, aga ma usun, et ilus on siin ikka. Ujumas käidud, vähemalt mingid pildid on tehtud. Ma lootsin küll rahulikku vett, aga tuleb välja, et Vahemere ääres on lained. See tegi asja natuke huvitavamaks, natuke lahedamaks, natuke raskemaks. Aga ma loodan, et vähemalt üks pilt tuli välja. Ja mul on hea meel, et ikkagi see mõte tuli veel ja sai ikka teoks.
Viimane õhtu Küprosel ja viimane päikeseloojang nähtud. See on rõõmus, me nägime päikeseloojangut natukene. Jaa, aga viimane õhtu on. Aga viimane õhtu on. Me võtsime vaatemänguks snackse ka. Jah, minul kahjuks Iron Brew 3-3, et... No sa juba rääkisid meie snackse. Ma just juba rääkisin seda, ma rääkisin just enda jookidest ainult. Fetajuustu leisid ja oregano leisid ja ühed oregano chipsid veel. Nii head. Aga kuidas sa reisi kokku võtaksid? Väga ruttu läks ja väga palju asju nägime ja kõik oli hästi ilus. Kas tuleme uuesti Küprosele kunagi? Ma loodan, et me tuleme kunagi veel. Ma loodan ka. Nii et tasub tulla. Kindlasti. Oleme jõudnud Kalopanaiootisesse. Kalopanaiootis. Oleme jõudnud Kalopanaiootisesse